ja isadele ka. Ma enne just küsisin, et kui keegi mees ütleb, et head emadepäeva, kas siis võib öelda, et sulle ka? Ma arvan, et isegi võib. Aga väga suur rõõm on, et on pühapäev ja et kristlastena me oleme kokku saanud tulla, sest kus on vähemalt 2 ühel meelel koos, seal on Jumal nende keskel ja see on Jumala tõotus. Ehk siis Jumal on täna siin paigas ja ta saab teha, mis tema tahab teha. Ja ma kohe palvetame kõik koos. Kallis Jeesus, aitäh sulle tõesti selle erilise päeva eest, kus sa tahad tõsta erilised emasid ülesse. Ma palun, et iga ema, kes on täna siin, nad kogeksid seda, et sina oled andnud selle ülesande neile, et see on täis õnnistusi ja isegi kui ei tule inimlikku tunnustust, siis Jumal, sina tunnustad ja sina näed ja me võime seda kõike teha sinu auks. Ja ma palun Jumal selle teenistuse sinu kätte. Palun, kallis pühavaim, räägi sina ja palun, et see kõik, mis me siin oleme tegemas, tooks au sinu nimele. Tänu sulle, Jeesus. Aamen. Ja lähme ülistusse nüüd. Halleluja. Ja ilusat emadepäeva, kellel ei ole öelnud emadele, kes siin on, tõenäoliselt olen juba emadepäevaks soovin midagi. Aga neile ka, kes on vaatamas meid otseülekandes. On meil otseülekanne täna, jah? Ei ole? On? Ei ole. Aga videos tagant järgi siis teile, kes vaatate meid järgi. Amen. Aga tõesti, lähme ülistusse ja kiidame meie Issandat, kes on emad loonud ja isad ka. Nii. Teate, ma kardan, et mõnikord, ma ütlen ausalt ära, emadepäeval on oht see, et siis tuleb välja, ei pruugi tulla välja, aga mõnikord, et kui Piibel ütleb seda, et armasta oma Issandat, oma Jumalat üle kõige, siis mõnikord emadepäev toob välja selle, et me armastame oma lapsi väga palju. Kas me armastame Issandat rohkem? Ja see on karm koht, see on ka abikaasade suhtes ja paari suhtes, et see on raske, aga me saame jätta maha kõik Jumala trooni ette, ülistada Jeesust. Joost ei tõi Rahel ja Johanna? Ei. Rahel. Ma kiidan lauluga Jumala nime. Ma kiidan lauluga Jumala nime. Ma kiidan lauluga Jumala nime ja tänu lauluga sind ülistan ma. Ma kiidan lauluga Jumala nime. Ma kiidan lauluga Jumala nime. Ma kiidan lauluga Jumala nime ja tänu lauluga sind ülistan ma. Ükskord veel. Ma kiidan lauluga Jumal su nime. Ma kiidan lauluga Jumala nime. Ma kiidan lauluga Jumala nime ja tänu lauluga sind ülistan ma. Sest mulle meeldib see, kui rahvas su ees tõstab oma käe ja oma südame, sest sulle meeldib see, kui rahvas su ees tõstab oma käe ja oma südame. Ma kiidan lauluga sind ülistan ma. Sulle meeldib see, kui rahvas su ees tõstab oma käe ja oma südame, sest sulle meeldib see, kui rahvas su ees tõstab oma käe ja oma südame ja laulab halleluuja, kuninga
laulab halleluuja, kuningate kuningale halleluuja, isandate isandale halleluuja, halleluuja sulle, kuningate kuningas. Lähme kiidame issanda nime. Ma kiidan lauluga Jumala nime, ma kiidan lauluga Jumal su nime, ma kiidan lauluga Jumala nime ja tänu lauluga sind ülistan ma. Sulle meeldib see, kui rahvas su ees tõstab oma käe ja oma südames. Sulle meeldib see, kui rahvas su ees tõstab oma käe ja oma südames. Sulle meeldib see, kui rahvas su ees tõstab oma käe ja oma südames. Issand, ma tänan sind, et me võime tõsta kõrgeks sinu nime selles paigas ja ülistada, kiita sind. Kallis Jeesus, tule sina siia paika, tule oma püha vaimuga. Jeesus, tule oma vaimuga ja puuduta meid. Jeesus, ta on vastus tänapäeval veel. Jeesus, ta on tõde, Jeesus ainus tee. Jeesus, ta on vastus tänapäeval veel. Jeesus, ta on tõde, Jeesus ainus tee. Jeesus, ta on vastus. Jeesus, ta on vastus tänapäeval veel. Jeesus, ta on tõde, Jeesus ainus tee. Jeesus, ta on vastus tänapäeval veel. Jeesus, ta on tõde, Jeesus ainus tee. Kui su tee on valgus sa ei näe, lootusetu tundub sulle homne päev. Tea, et leidub keegi, kes sul valgust toob. See su päästja Jeesus, kes kõik uueks loob. Ta on vastus, Jeesus, ta on vastus tänapäeval veel. Jeesus, ta on tõde, Jeesus ainus tee. Jeesus, ta on vastus tänapäeval veel. Jeesus, ta on tõde, Jeesus ainus tee. Tahad tunda teda, kes on puhas rõõm. Õpi tundma Jeesust, kes on elu tee. Kui sa usud Jeesust, vaatad ülesse, siis võid olla kindel, oled õigel teel. Jeesus, ta on vastus tänapäeval veel. Jeesus, ta on tõde, Jeesus ainus tee. Jeesus, ta on vastus. Jeesus, ta ainus tee, ta on vastus. Jeesus, ta on vastus tänapäeval veel. Jeesus, ta on tõde, Jeesus ainus tee. Jeesus, ta on vastus tänapäeval veel. Jeesus, ta on tõde,
Jeesus ainuste, Jeesus ta on tõde. Jeesus ainuste, Jeesus ta on tõde. Jeesus ainuste, amen, Jeesus on ainuste. Täna natuke vanemad lood, minu jaoks vanemad. On veel vanemaid lugusid olemas, aga see on üks vägev laul. Järgmine nädal on meil ristimine. Aga pärast rohkem infot. Ristimisel tihti lauldaks seda. Ma ei ole kindel, et me laulame seda. Me laulame täna. Vaatame, kas järgmine nädal ka. Aga see on vägev laul. Ma otsustasin järgida Jeesust. Ma otsustasin järgida Jeesust. Ma otsustasin järgida Jeesust. Vaid edasi. Ma otsustasin järgida Jeesust. Ma otsustasin järgida Jeesust. Ma otsustasin järgida Jeesust. Vaid edasi. Mu taga maailm, mu ees on ristvaim. Mu taga maailm, mu ees on ristvaim. Mu taga maailm, mu ees on ristvaim. Vaid edasi. Mu taga maailm, mu ees on ristvaim. Mu taga maailm, mu ees on ristvaim. Mu taga maailm, mu ees on ristvaim. Vaid edasi. Mult võtke maailm, jätke vaid Jeesus. Mult võtke maailm, jätke vaid Jeesus. Mult võtke maailm, jätke vaid Jeesus. Vaid edasi. Mult võtke maailm, jätke vaid Jeesus. Mult võtke maailm, jätke vaid Jeesus. Mult võtke maailm, jätke vaid Jeesus. Vaid edasi. Ma otsustasin järgida Jeesust. Ma otsustasin järgida Jeesust. Ma otsustasin järgida Jeesust. Vaid edasi. Ma otsustasin järgida Jeesust. Ma otsustasin järgida Jeesust. Ma otsustasin järgida Jeesust. Vaid edasi. Lähme kohe kolmanda salmi juurde korraks. Laulame seda veel ühe korra, teemegi ühe korra ja väikse siukse deklareerimisega laulu, jälle meelevallaga siis, et ma tean, mida ma laulan. Mult võtke maailm, jätke vaid Jeesus. Mult võtke maailm, jätke vaid Jeesus. Mult võtke maailm, jätke vaid Jeesus. Okei, üks kord veel. Seesama mult. Mult võtke maailm, jätke vaid Jeesus. Mult võtke maailm, jätke vaid
vaid Jeesus, vaid edasi, vaid edasi, vaid edasi, vaid edasi, vaid edasi, vaid edasi. Issand, me õnnistame seda pühapäevakooli ka, mis nüüd hakkab. Issand, õnnista hoia lapsi. Jeesuse Kristuse nimel me kuulutame neile sõna kuulelikkust. Issand, õnnista Piiat ja Liisi, kui nad täna on juhtimas seda pühapäevakooli. Issand, et sinu võit oleks seal, et üks teadmine ja tarkus, mida rääkida ja kuidas hallata lapsi. Issand, et see oleks kõik sinu poolt. Ja me saaks anda au sulle. Issand, õnnista neid seal. Jeesuse nimel. Amen. Kes tahab veel pühapäevakooli minna? Rahel. Ja Arabella läheb ka. Arabella, võta Rahel kaasa äkki. Vaata, kes tahab. Mine pühapäevakooli, Rahel. Okei. Nii. Me kohe jätkame ülistusega. Aitäh. Me panime kohvilaua teki alla, sest me saime aru, et lapsed kogu aeg tahtsid pissil käia või siis lihtsalt korraks oli vaja välja minna, et ka meil ei oleks seda vajadust korraks välja minna. Pissile ma saan aru. Lapsed käisid vist 5 korda pissil teenistuse aja jooksul seal kohvilaua ääres. Aga et asi oleks natukene seal toimiks, siis proovime. Nii et pärast teenistust on jälle kate maas. Me paar korda proovime, kui see toimib, siis jääbki toimima. Enne teenistust saab võtta kohvilauast ja pärast teenistust. Aga lähme laulame edasi issandale. Elan vesi täida meid. Elan vesi elule. Täida meid, ela vesi elule. Täida meid, ela vesi elule. Täida meid, lähme uuesti, ela vesi elule. Täida meid, ela vesi elule. Täida meid, Jeesus, mu südant avarda, Jeesus, mu elu laienda, Jeesus, mu meeled vabasta, Jeesus, vaid sinust täidetud sa. Sa oled Kristus, mu päästete, sa oled püha vaim, kes elab me sees, sa oled tõde elu allikas, sa oled leib, vaid sinust täidetud sa. Vaid sinust täidetud sa. Ela vesi elu leib. Ela vesi elu leib. Täida meid, ela vesi elu leib. Täida meid, Jeesus, mu südant avarda, Jeesus, mu elu laienda, Jeesus, mu meeled vabasta, Jeesus, vaid sinust täidetud sa. Sa oled Kristus, me päästete, sa oled püha vaim, kes elab me sees, sa oled tõde elu allikas, sa oled leib, vaid sinust täidetud sa. Vaid sinust täidetud sa.
ette. Sa oled püha vaim, kes elab me sees. Sa oled tõde eluallikas. Sa oled leib, vaid sinust täidetud sa. Vaid sinust täidetud sa. Jeesus, sa oled elav vesi. Vesi, mis võib läbi meie voolata. Karla, otsi laul Allikas. Selles elus leiame. Jah. Hakkab sõnadega selles elus leiame. Selles elus leiame, et miskit on puudu. Selles elus leiame, et maailm ei rahulda. Selles elus leiame, on sinuta tühjus. Selles elus leiame, et miskit on puudu. Me käime otsime seda ja tegelikult ei leia. Selles elus leiame, et maailm ei rahulda. Ja sellepärast ma pööran selja maailmale. Ja selles elus leiame, sinuta tühjus me hinges, aga Jeesus sinuga ei tühjene. Jeesus sinu joon toob rahu meil, see elab vesi. Oled elav vesi, allikas, Jeesus sinuga ei tühjene. Selles elus leiame, selles elus leiame, et otsime miskit. Selles elus leiame, maailm ei rahulda. Selles elus leiame, on sinuta kadunud meil lootus. Ükskord veel selles elus leiame, et otsime miskit. Selles elus leiame, et maailm ei rahulda. Selles elus leiame, on sinuta kadunud meil lootus. Jeesus sinuga ei tühjene.
sinu käe. Jeesus, sinu käe ei tühjene. Issand, anna meile juua eluvett. Jeesus, sinu jook toob rahu meile. Läbi sinu püha vaimu me võime juua, olla täis elavat, et elav vesi allikas. Jeesus, sinu käe ei tühjene. Pritsi. Me janune, kui joome sinu vett, me ei otsi muud, kui joome sinu vett, me ei janune, kui joome sinu vett, me ei otsi muud, kui joome sinu vett. Jeesus, sinu käe. Jeesus, sinu käe ei tühjene. Jeesus, sinu jook toob rahu meile. Elav vesi allikas. Jeesus, sinu käe ei tühjene. Issand, ma palun, et me võiksime praegu maha panna kõik maise. Laulnud me oleme küll seda, aga nüüd Jeesus, sinu nime auks me paneme need maha. Selle maailma mõtted, selle maailma koorma ja me vaatame sinu peale, Jeesus. Kallis Jeesus, ma palun, et sina praegu väga selgelt tuleksid sellesse paika, et sa väga selgelt puudutaksid, tooksid vabaduse. Ma ei palu praegu mingit füüsilist puudutust, et oi, et ma tunnen, et keegi paneb oma käe mullale. Mitte, et sa seda teha ei võiks, Jeesus, aga ma palun ühte vabastust praegu sellesse paika. Ma kuulutan Jeesuse Kristuse nimel võitu sellesse paika ja saatan ei või kiusata Jeesuse nimel. Jeesus, ma tänan, et sina oled selles paigas ja me teame, kus oled sina, seal on vabadus. Seal, kus on issanda vaim, seal on vabadus. Kiitus ja au olgu sulle, Jeesus.
isa, ma annan sinu kätte kõik koormad. Jumala sõna ütleb seda, et unusta kõik, mis on taga ja sirutu ees oleva poole. Ja ta ütleb seda, et kõik, kes süüavad appi minu nime, need päästetakse. Kes küsivad armu, need saavad armu. Ja siis ta ütleb ära unusta, mida ma olen teinud ja ära vaata selja taha, vaid vaata sirutu ees poole. Kui sina oled oma patud andeks saanud, siis vaata ette. Sest mina tahan anda hingamist. Mina tahan anda elu. Elu täisväärtuslikku elu. Issa, ma tänan sind, et sinu elu on selles paigas. Kui me laulsime, et elab vesi, siis see vesi võib voolata praegu läbi Hiiumaa, läbi meie koguduse, läbi meie südamete. Ja sealt võib elu tulla. Issand, ja tänu sulle, et meil see on kindlus. Me võtame vastu selle kindluse, mis sinus on. Mitte kindluse õigustada enda pattu, vaid kindluse lasta lahti nendest asjadest. Issand, ma tänan sind, et sina õnnistad ja hoiad seda teenistust. Kõik on sinu käes. Iga tunnistus sinu käes. Iga noot sinu käes. Iga süda sinu käes. Jeesuse nimel. Ma siin ülistuse ajal läksin korra välja ja siis Liis ütles, et kuule, et Robert ja Jakob on kadunud. Ütlesin, okei. Ja siis me otsisime neid. Ja siis ma tundsin nagu väga tugevat Jumala rahu. Mõtlesin, et päris hästi. Ma teen hästi. Ma olen nii rahulik. Ja siis ei leia sealt, ei leia siit. Ja siis tunnen, et Roberti nimi läheb natuke nagu rohkem värisevaks, nagu Robert. Ja siis saan aru, et Jumala rahu hakkab ära minema, et kus ta siis läheb. Ja lõpuks Jakob ja Robert, nad olid peidus. Nad olid seal, ühesõnaga peidus. Ja me siin juba jooksime mööda Kärdlast ringi. Sellised seiklused samal ajal, kui te ülistasite. Aga miks ma seda üldse räägin? Sellepärast, et võib-olla on teie elus torm praegu. Selline torm, kus alguses te tundsite, et te olete rahulikud. Aga siis see on nii pikk. Ja vastust ei tule. Ja see torm ka ei lähe vaiksemaks. Ja siis, aga Jumal on ju öelnud, et me peame elama rahus ja kuidagi loed piiblit ja see ei ole nagu piisav, sellepärast, et hakkad nagu mõtlema oma peas, et aga asjad on ju niimoodi. See on see nagu lihalik mõistus, mis hakkab arutlema asjade üle. Ja ma loen ühe piibli kirjakoha, Markuse 4. Ja tõusis kange tuulispea ning laineid lõi paati. Nii et paat juba täitus veest. Ja Jeesus oli paadi pärast istepadjal magamas ja nad äratasid ta üles ja ütlesid talle, õpetaja, kas sa ei hooli sellest, et me hukkume? Ja tema tõusis, sõitles tuult ja ütles järvele, jää vakka, ole vait. Ja tuul rauges ja järv jäi täiesti vaikseks. Ja ta ütles neile, miks te olete nii arad?
kuidas teil ei ole usku? Ja nad lõid väga kartma ja ütlesid üksteisele, kes tema küll on, et isegi tuul ja järg kuulavad tema sõna. See on nagu nii hea lugu. Mul lihtsalt oli, täna hommikul oli üks olukord ühe teise inimesega ja ma tahtsin väga teda julgustada ja see sõna tuli väga selgelt nagu esile, et praegu sul on torm, sul on täiega tugev torm elus, aga Jeesus on seal sinuga samas selles paadis, selles nagu uppuvas paadis, mis on juba vett täis. Aga nii kaua, kuni Jeesus selles paadis on, ta ei lase sellel uppuda ja isegi kui see kestab, siis mind nagu hästi kõnetas see, et Jeesus ärkas üles ja ütles, et nagu miks teil ei ole usku? Mis teil viga on? et Jumal ootab meilt seda püsivust. Nagu Piibel ütleb, et kannatlikkus olgu ka täiuslik. Sest see kasvatab midagi ja lihtsalt kui praegu, täna sinu elus on torm, siis sa võid nagu julgelt täiesti veendunult uskuda, et see torm vaibub ja Jumal lahendab selle parimal viisil. Ja isegi kui täna need lained ei lähe alla, siis see veendumus võib olla ja see on selline veendumus, mis hoiab ära ka need mõtted, need arutlused, et aga mul on ju niimoodi, et nagu Piibel räägib, et ma võtan vangi kõik nagu mõtted, mis ei allu Jumalale, mis ei ole kooskõlas Jumalaga. Et seda me saame teha ja ma väga julgustan seda tegemast, sest et Jumal on üks võitude Jumal. Ja nüüd ongi aeg tegelikult tunnistada ka, kui teil on tunnistada mõnda võitu või midagi, kus te olete näinud Jumalat ja mis tõstab teisi üles, siis tulge julgelt, et see on väga vajalik osa. Minul on tunnistus sellest, et mida külvad, seda lõikad. Eelmine kuu oli jälle nii, et Exetis oli meid maksmata ja kuu lõpus oli väga raske. Ütleme nii, et näpud täiesti põhjas ja pidin raha laenama. Arvestasin välja, et kui palju on veel jäänud palgapäevani ja palju raha peaks minema, et 20-ga saab kuidagi hakkama. Ja kirjutasin meile ühele armsale õele, et kas ta saaks aidata. Ja et õhtul tuleb niikuinii meile, siis toob. Ja ta annab ühe kaardi ja kui ta tuli, annab ühe kaardi mulle ja ütleb, et kallis Karin, et sa oled meid väga palju aidanud ja õnnistanud. Ja see, mis siin vahel on, ma ei taha siit mitte midagi tagasi saada. Ja teen lahti ja selle kaardi ja seal on 100 eurot. Ma ütlesin, et seda ma küll vastu ei võta mitte mingil juhul. Ja ta ütles, et kui sa seda vastu ei võta, et tähendab, kui sa võtad selle vastu, siis on ka mina õnnistatud. Ma ütlesin, siis ma võtan kohe kindlasti vastu, sest ma tahan, et sina oled ka õnnistatud, et aitäh sulle selle õnnistuse eest ja ole sinagi õnnistatud. Et ma tean, et see oli täpselt see, et mida külvad, seda lõikad. Issi, sa oled nii hea. Tere. Ma nõustun Kariniga 100%, et ma üritan ka seda head head vilja külvata, et igal pool, kus ma lähen ja kellega ma kohtun, et ma palusingi, et Jumalalt, et tänan teda iga päev ja siis ma palusingi, et seal Harku vallavalitsuses, et seal oleks kõik mingi õde või vennakene juba ees mul, et tema jünger nagu, ja siis järsku
kolmapäeval siis olin seal Aare Kimmeli Rannamõisa kiriku osadusõhtul Mandril ja kuulsingi, et jäime pärast selle Aare Kimmeliga rääkima, ta on pastor seal Rannamõisa kirikus, kui te teate. Ja siis ta ütleski, et Harku valla valitsuse vallavanem Eerik pidigi kuulama sinna Harku järve kogudusse ja siis järgmine päev esimest korda elus siis vaatasin, et seal Oleviste kirikus on palveõhtu ja pole kunagi piinlikuga tunnistama, et ma pole seal Olevistes käinud ja tahtsin seal ära käia ja näha, et ilus kirik, eks ju, ja hästi toredad inimesed ja kõik oli tipp-topp ja siis kuulsin sealt see mees, kes aitas seal, seal oli natuke keeruline liigelda, et ma ei teadnud, kuhu ma pean minema, eks ju. Siis üks mees nagu Jumal saatis ja tuli mulle vastu, et juhatas mind õigesse kohta. Ja siis Siim Teekel äkki oli või? Ja siis tema ütles ka, et seal on Harku vallavalitsuses on üks naine ka, kes kuulubki vist Oleviste kogudusse ja siis mul oli kohe nii hea meel. Aitäh. Seda on hea kuulda. Siim Teekel on Oleviste vanem pastor, juhtpastor nii-öelda. Kes see tuleb veel tunnistama? Ja temadepäevad siis veel, kellel ma pole jõudnud veel sõnumit saata. Aga ma tahaks ka tänud selle, tähendab, kõne mõtte on ikka selle, et tänud on Jumalale. Et mitte see, et mingi hirmus suur ja väge võimas ime juhtus, mis ei tähenda, et need juhtun juhtub iga päev, aga me ei näe neid. Et siis minul ei ole võib-olla nii hästi läinud, ütleme siis nii hästi läinud võib-olla paljudel teistel, kellel on ilusasti perekonnad, isa, ema ja kõik on tipp-topp. Aga sellele vaatamata ma arvan, et mul on siiski ikka väga hästi vedanud, et Jumal ütleb oma raamatus, et isegi kui ema ja isa sind ülgavad, siis mina ei julgesid mitte. Ja ta on kandnud mind läbi nende aegades, kui ma ei teadnud Jumalast midagi, kui ma natuke teadsin ja siis kui ma rohkem ja oma meelest tean, et ta kogu aeg kannab mind, et see on nii imeline. Siis ma mäletan, kui me olime noored, siis ma omavahel ikka rääkisime, et pensionist, mis pensionist, ärge jamage, ma ei elagi nii kaua. Ja nüüd on 10 aastat on möödas, kui ma olen pensionäri peal, ma käin ajutiselt veel ikka veel tööl, et mõtlesin kõik tänu Jumalale, et me võime oma peas mõelda, mida iganes tahame, aga see ei ole tihti kokku üldse Jumala plaanidega, nii et mina toon talle suured tänud. Amen, see on hea tunnistus. Et meie, kui siin mõned päevad tagasi, siis tütrega hakkasime sõitma Mandrile. Sõidame praami poole, siis auto hakkas tegema mingit imelikku asja. See on nagu turtsus ja ühesõnaga selline käitus väga kummaliselt. Ja kui praamile jõudsime, siis käisin auto ümber tiiru ja tunnen kuidagi natuke imelik lõhn on ka, et ei tea, kas piduritega mingi jama. Ja siis kirjutasin oma armsatele palveõdedele, et kuulge, et palun nagu palvetame selle eest, et me jõuaksime turvaliselt ilusti kohale, et kõik läks hästi. Ja kui me praami pealt maha sõitsime, siis ei olnud enam mitte midagi. Et kõik oli korras. Nii et halleluuja. Amen. Tänu Jeesusele. Tänu Jeesusele. See on rõõm kuulda ikka neid tunnistusi. Kes see tahtis elu tunnistada? Toomas. Toomas tunnistas juba. Aga Jumal on hea. Jumal on hea. Amen. Kas sul on väsimus peal või? No, ma juba mõtlesin, et väsimus peal, katsime kohvilaua kinni, väsimus peal. Andke säästu, amen. Andke säästu, amen. See, et finantsidest oli siin juttu. Võt see. Ma võin seda imelikult panna seda niimoodi endale näkku. See fookus ikka vist on. Nina augud on pärast kuskil peale. Aga pärast on häda on see, et
ma ei jäänud ikka peale, jah. No las ta olla. Pärast ma lähen ju tagasi. Võib-olla ülistuseks. Panen laiem kaadri. Sest nähakse ka, mis need poisid sealt teevad, vaata. Igatahes. Natuke finantsidest. Laurit täna ei ole, aga Lauri rääkis mulle, et tulin sealt autoremondist ja auto läheb nüüd varsti uuesti remonti, öeldi mulle. Ja siis ma küsisin, palju sa maksma siis pidid? Ma ei tea, kas ma tohin öelda, ma ütlen teile ikkagi. 1000 eurot. Ja siis Jakob ja neid ei tohi puutuda. Kui te pühapäeva koolis ei ole, siis võib istuda. Jakob ja Johanna. Kui pühapäeva koolis ei ole, siis võib istuda. Tulge istuge siia. Ma olen taha poole. Ja pärast seda, kui ta oli jaganud seda, siis ta ütles, et uus remondiaeg on teada, millal tuleb minna. Ja siis ta ütles, see on ka natukene grammik jääb alla 1000. Tegelikult vist ei tea täpselt. Miks ma seda jagan, on see, et Lauri kolis Hiiumaale nüüd. Ta käis pikal tööajal, kolis Hiiumaale, et olla perele lähemal. Ja kellel iganes südames on. Teate, pühakiri õpetab seda, et kogudus on üks pere. Ja kellel iganes südames on, siis me ei võta seda eraldi annetuseni üles, toetada neid. Siis te võite seda, miks me ei võta kogudusega on see, et me tahame võimalikult puhtalt olla. Me oleme aru saanud, et kohe, kui kogudus on vahemees, siis ametlikult kohe peaks maksma makse. See tähendab sellepärast, et me ei oleks vahemehed, siis on teie ülesanne anda kohe. Kui sa muidugi tahad, siis on teine ülesanne tulla mu juurde, kuule, anna kohe neile. Aga see on, kui te kannate kontole, siis me peame maksud maksma. Mitte, kui see on nende jaoks mõeldud, siis me kanname ka sealt edasi nende maksudega, et selles mõttes see ei ole mingi mure. Aga ma julgustan sind toetama nende pere. Et Annika on täna siin. Võite julgelt minna, kui südamel on, kui sul on sularaha, anna talle, kui ei ole, siis küsi kontonumbrit. Et olge julged, see on see, mida me kogudusega saame teha. Tähendab, ma tean, et see ei ole ka alati kõige kergem, aga me oleme üks pere. Ja neil on 4 last. Ja see on hea summa ikka, mida maksta, et autoga sõita. Annika istus siin samas. Kadus ära. Et siis tuleb tutva minna, tuleb öelda tere. Ja olgu see selge, koguduse pildis ka me Annika ja Lauriga rääkisime. Ma ütlen selle ära. Et Annika ma ütlen ära. Toomas küsis, kes see Annika on? Sa pead siis näitama, lehvitama talle. Annika on meil koguduse liige, juba käinud aasta aeg koguduse keskel umbes. 1,5. Ja, suvel saab 1,5 aasta aega tagasi ristisime teda umbes. Aga nüüd võib-olla mõni on küsinud. Ma võtan nüüd selle voli, ma natuke teadvustan lihtsalt, sest küsisin nii-öelda seda annetust, julgustasin. Annika ja Lauri ei ole täna abielus. Ja nad ei ole ka selles mõttes, kui nad mõlemad koguduse juurde tulid või usu juurde, siis nad ei olnud ka koos, nad ei olnud paar. Täna nad ei ole, selles mõttes nad ei ela koos. Kuigi Lauri annab oma parima panuse ka laste juures olla, et te teaksite ka koguduse keskel seda. Et see on oluline. Ja Jumal teeb oma asju seal. Ja see ei ole nüüd, see paarisuhe ei puutu teisse selles mõttes. Aga et te teaksite, et seal ei ole nii-öelda ebasünnist. Okei? Sellepärast ma räägin seda. Seal ei ole ebasünnist ja mina kui nende pastori, siis ma tean seda. Ja nad ei ela koos, see on ka üks oluline asi. Eks ole? Ja tänu Jumalale, et Jumal on seal teinud imelisi asju, et nad on tulnud Jumala juurde. Amen. Ja Lauri tuli 5 aastat tagasi Jumala juurde, kas pole äge? Amen. Ja et ta võtab vastutuse pere ees, laste ees. Okay?
jah, sest siukseid asju me ei näe tegelikult väga koguduste keskel. Tegelikult me ei näe koguduste keskel alati siukseid asju. Nii et ma lihtsalt tahtsin selle ära öelda, tegelikult see ei ole midagi, mis maailmale kuulutada, aga ma tean, et koguduste on segadus tekkinud ja sellepärast ma ütlen ka, et nii-öelda see raha autotoetuseks ei ole vahet, kas läheb Annikale või Laurile. Lauri on see pikk mees, eks ole. Okei. Ja julgustage neid. Julgustage, olge toeks neile. Ja me saame üksteisel ka toeks olla. Et see ei pea ainult nemad olema, kes vajavad tuge. Ja mõnikord võib-olla me vajame hoopiski mitte tuge seda, et kogu aeg raha anda. Vaid mõnikord me peame andma seda tuge, et kuule, istume maha ja vaatame, et äkki saab paremini majandada nende rahaasjadega. Mul oli üks sõber, ma olen vist rääkinud seda. Ma finantsist vist ükskord rääkisime juba, ei rääkinud. Rääkisime jah. Aga mainin selle ka ära, et mul on üks sõber, ameeriklane oli, kuulasin ta jutlust. Oli, siiamaani on pastor USA koguduses ja ma kuulasin ta jutlust ja siis ta ütleb, et kui me abiellusime, siis rahaasjad jäid minu kätte. Me kohe arvutasime, rahaasjad on minu käes. Ja siis poole aasta pärast naine küsib, palju meil sääste on? Mis sääste? Kuidas me rahaga oleme hästi toime tulnud? Kui me oleme hästi toime tulnud, siis meil on säästud. Me siis ütleb, ei, me olemegi hästi tulnud. Toit on laual, riided seljas, mitte mingit vajadust pole. Ja et nagu mees ja naine nagu ei saanud omavahel nagu aru. Jaa, et kui sa hästi majandad, kus on siis need säästud? Ja siis ütleb, mitte mingit sääste pole, ma olen kõik ostnud. No ütleb, sa ei majanda hästi. Miks? Sellepärast, et kui midagi juhtub ja nii edasi, tähendab, see on muidugi erinevad suhtumised. Minu jaoks on ka oluline, et mul on olemas mingi tagavara. Kui ma täna jään haigeks, ma ei saa tööl käia. Okei, üks asi on haigusleht, aga mul on üks tuttav või siin tuttav, kes töölt ta ei saanud isegi haiguslehele jääda, sest ennem lõpetas töö ja siis jäi haigeks. Ja siis ei ole mingit sissetulekut. Kuidas ma siis majandan? Et kõik siuksed asjad lihtsalt tuues üles, et see on rahaga ümberkäimine on tarkus. Jumala sõna ütleb selliselt, kui ma eksis on psalmides, õpetussõnades lausa, et kas see on and Jumalalt, kui sul on raha, parafraseering, kui sa oskad oma raha asjadega ümber käia. Kas see on and Jumalalt, kui sa oskad käia oma raha asjadega ümber? Ja see on oluline and. Ma tahan lugeda tegelikult täna piiblist midagi muud. Täna on ikkagi emadepäev. On ju? Aga ega ma emadepäevast ikka ei räägi. Teate, ma mõtlesin selle, miks ma ei räägi nendest asjast. Kui vaja on, räägin. Ja ma ütlen selle sama. Mujal kogudustes räägitakse. Ja teate, see ongi vajalik, et mujal räägitakse ka. See ei ole see, et meie oleme paremad, meie ei räägi emadepäevast, meie ei räägi Eesti aastapäevast, me ei räägi nendest asjadest. Ei, me võime rääkida küll nendest asjadest. See ei ole halb. See on väga, väga hea. Aga lihtsalt, kui Jumal annab midagi muud, siis tuleb millestki muust rääkida. Või mis te arvate? Või ikkagi emadepäev? See, mis tähtpäev on? Siis kui ikka tähtpäev on, siis tähtpäevast. Kui ikka on esmaspäev, siis räägime esmaspäevast. Teisipäevast. Vahet pole, et reede on tulemas, aga ärme reedest räägi. Kui reede käes on, siis me räägime reedest. Ja? Ma loen teile Matteuse evangeeliumist 19 peatükk. 16 salm. Ütlen peast kõik, kas oli nii? Oli. Ja vaata, sealgi on. Ja vaata. Keegi ütles Jeesuse juurde astudes õpetaja, mis head ma peaksin tegema, et saaksin igavese elu. Tema ütles talle, miks sa minult küsid, mis on hea, on vaid üks, kes on hea. Kui sa tahad ellu minna, siis pea käsud. Pea need Moosese käsud, pea see Toora 5 esimest Moosese raamatut, pea prohvetid ja kõik, kes on pannud piibli, seal see nii-öelda meie vana testament. Pea need. Hoia neid südames. Ja siis sul on hästi. Mees küsis temalt, millised? Me teame teistest evangeeliumitest, see oli noor ja rikas mees.
noor ja rikas. Millised käsud siis? Ära tapa, ära riku abielu, ära varasta, ära anna valetunnistust, austa isa ja ema ning armasta oma ligimest nagu iseennast. Noh, Jeesus, seda kõike olen ma pidanud. Seda kõike olen ma pidanud, mis mul veel puudu on. Üks teine pareekirja kohta ütleb, seda kõike olen ma noorust põlvest peale juba. Emme-issi õpetasid mulle emadepäeval kogu aeg. Emme rääkis mulle, et ma pean seda kõike. Seda kõike mul olen pidanud. Mis mul veel puudu jääb? Kas te näete, et seda kõike olen ma pidanud? Soeng on ilus ja kraega särk on täna seljas ja no Jeesus, kuule, mis sul veel siis puudu jääb? Äkki sa ütled juba ära teistele ka, et mul on kohe ikkagi ase seal taevas olemas või? Jeesus, kas ma ei ole mitte viisakas? Ma ei ropenda, ma käitun viisakalt, ma armastan ligimest. Aga Jeesus ütles, kui sa tahad olla täiuslik, siis mine müü oma varandus ja anna vaestele ja siis sul on aare taevas ning tule järgne mulle. Tule käi minu järgi, tule käi minu jüngritega. Mul on järgmise koha ära. Aga kui noormees seda sõna kuulis, lahkus ta kurvastades, sest ta oli suure varanduse omanik. Oota, mis sa tahad öelda, et ma pean oma nagu särgi maha müüma ja mingi kaltsu ostma? Mis sa, Jeesus, tahad öelda, et ma pean oma mingi auto ja maja maha müüma ja tulema sulle järgnema kogu aega? Oota, Jeesus. Erkis just rääkis, et mul peab olema nagu tagavara ka ikka, et kui mul on pankrot käes, et kui jään haigeks või mis iganes, et mul on säästud. Mis sa ütled, ma pean säästud ära andma või? Tegelikult on siuke lugu, Jeesus, et mul mitte ei ole sääst, aga mul vaata vanaisa töötas üles ennast ja tegi selle tehase ja hull pap hakkas liikuma. Minu isa võttis üle selle, tegi topelt selle, mis tema sai. Vaata, Jeesus, kui sa saaksid aru, et mina võiksin olla sinu, inglise keeles on siuke väljend nagu sugerdäädi, jah? Jeesus, mina võiksin olla see, kes sind rahaga panustab, vaata. Ma tean, et ma olen võib-olla noorem kui sina, aga mul on raha sulle anda. Sa said valesti aru, mitte et ma peaksin müüma vara maha, vaid sa võiksid öelda, et tule ja varusta mind. Võt seda ma olen valmis tegema, Jeesus. Aga ometi Jeesus ei öelnud seda. Ja noormeest väga kurvastas. Nüüd, ma ei taha rääkida mitte sellest loost, vaid ma tahan rääkida sellest, et kui nüüd Jeesus ütles mulle seda asja, kujutad ette, Karin, mis Jeesus ütles mulle või? Sa ju tead, et mu vanaisa on ehitanud üles selle äri ja isa on teinud topelt selle. Ma olen täna nagu noorest peale, ma olen pannud sinna sisse oma väikseid finantse, ma andsin ära oma kommiraha, et nagu olla kaasas selle asjaga. Täna ma toetan ju vaeseid ja Jeesus ütleb mulle, et kuule, anna ära. Kuulsid? No, Rainis, mis sa arvad? No sa saad ju aru, et ma ei pea ju ära andma seda raha. See on nagu hullumeelsus. See ajab mind lausa nii marru. Ma käin ainult Facebookis nagu harva. Nagu arvutist vaatan, enamast siis suhtlen. Telefonis polegi. Aga täna ma panen küll sinna. Ma ei tea, kes iganes seda Jeesust järgib. Ta tahab teid lihtsalt, ma ei tea, vaeseks teha. Ta tahab teid vaeseks teha. Ja ma panen sinna Facebook kirjutan üles. Kes see teab, kes seal ei tea, siis Jeesus Kristus nimetab ennast Jeesuseks Kristuseks, et olge ettevaatlikud. Tahab, et jääksite vaeseks. Tema eesmärk on see. Täna tema ütles mulle, et ma annaksin ära oma kõik vara, loobuksin kõigest, loobuksin isegi oma lastest. Kes on see hullumeelne, kes jätab oma lapsed? Olge Jeesusega ettevaatlikud. Hüüumärk. Punaseks ka veel. Suurelt. Hiiuma heaks, mis ma oma seinal panen, hiiuma heaks, send, saadetud. Olgegi ta selle Jeesuse Kristusega hulluga ettevaatlik.
veel koguduses ütles mulle seda. Ärge sinna kogudusse ka minge. Parem teate mis, sõbrad? Õnneks siin Kärdlas on teisi kogudusi ka. Ma ütlen, ärge enam siia tulge. Ärge tulge. See Jeesus on täitsa hulluks läinud. Ja see on, miks ma seda räägin, on see, et Jeesus kutsus endale järgnema. Jeesus kutsus olema kuulekas. Ja see mees oli usuinimene. Ta ütles, seda kõike ma olen pidanud. Kui ta ei olnud usuinimene, see noor mees, siis ta ei oleks seda neid asju teinud. Aga ometi ta sai nagu haiget. Ma Maarilt küsisin, kas haiget saamine on patt täna hommikul? Kas haiget saamine on patt? Ja me jäime arutlema ja ega ütleme niimoodi konkreetselt sinna jõudnud, aga mõeldes sellest, et nagu haiget saamine, see lihtsalt juhib meid väga lihtsalt patusele teele. Väga kergelt. Haiget saamisega käib patt käsi käes kindlasti. Ma ei tea, kas haiget saamine siis patt on, aga haiget saamisega käib patt väga tihedalt. Ja mõnikord me kuuleme mingeid asju ja see teeb meile haiget ja siis me tegelikult hakkame, tõmbab üles, midagi tõmbab käima meie sees ja meie mõtted juba jõuavad patule ja lõpuks saadame seal Facebookis igast asju ka muidugi. Aga nüüd see koht on see, et kas ma võin siis, mida ma võin teha ja Jeesus kutsub mind, aga ma ei ole valmis maha panema mingeid asju. Ja see on üks asi, mis ma tundsin, et ma pean täna rääkima sellest, et me ei ole või nagu, et me selles ühiskonnas, mitte me ainult siin, vaid selles ühiskonnas me ei ole alati valmis panema asju maha. Ma loen teile veel 2 kirja kohta. Peetrus, kui ta oli uuesti sündinud ja ta oli üks vägevaid juhte seal koguduse keskel, siis apostlite 2.37. Ma võtan lahti igaks üks selle, siis ma loen. Kui sa jõuad, sa võid panna teine peatükk, ma loen tegelikult natuke varem. Ma loen 2, vaatame, kus see 37 on. Ja ma loen 2.30. Apostlite 2.30. Vaatame. Ma loen teile kohe see, ma pärast vaatan. Kui ei ole, siis teised peavad võtma lahti. Nagu nii, kes tahab vaadata, et ma ei valetaks. Ei pea võtma. Oot. Nii, 36. Võt nii kaua lugesin. 2.36 maks liiga kõrged peale. Ma loen 2.36 ja 2.37 apostlite tegudest. Kogu Iisraeli sugu, teadku nüüd, seda räägib Paulus. Peetrus, seda räägib Peetrus. Ja mitte lihtsalt niimoodi nagu mina. Ta oli seal rahvas juurde. Et Jumal, kuulake nüüd. Ta oli täis väge. Kuulge, kui ta seal muidu karjus ja tõmbas noa ja kõik asju, mis ta arvad? Ma olen nüüd Paulus ja ennem tõmbasin noa ja seisin Jeesuse eest, aga nüüd mul põlved värisevad. Vaevalt. Ta oli täis Jumala vaimu. Ta oli uuesti sündinud. Peetrus on see, vabandust, jah, ikka Peetrus. Ma kogu aeg ütlen Paulus, see on Peetrus. Vahe pole nüüd, kui ma ütlen Paulus, siis te teate, et see oli Peetrus. Nüüd ma ütlesin õigesti, jah. Et Jumal on teinud issandaks ja messiaks. Selle sama Jeesuse, kelle teie risti lõite, ta ütleb. Ta ütleb, Jumal tegi ta messiaks selle, kelle, no ma toon siin, kelle, ütleme, et te olete see rahvas, kelle teie risti lõite, tegelikult on seal nende ülempreestete asjade rahva ees. Teie lõite ta risti, ta ütleb. Sõnum on see, teie lõite ta risti. Mitte meie, vaid teie. Näpuga näitamine väga selgelt. Vaata, te lõite risti tema. Ja seda kuuldes, seda kuuldes lõikas see neile südamesse ja nad ütlesid Peetrusele ja teistele apostlitele, mida me peame tegema, mehed vennad? Me tõesti tahtsime Jeesus ära, mida me peame tegema, sest see lõikas meie südamesse. See lõikas meie südamesse, mis ma teen? Ma tõesti tahtsin, sa ütled, see on Jeesus, sa räägid temast, sa teed tegusid, ta tegi seda, ma parandan meelt, ma tahan meelt parandada. Mida ma tegema pean? Sellepärast, et lõikas. Teate, sellele noorele mehele lõikas ka see südamesse, et Jeesus ütles, jätta see vara ja ta kõndis minema. Siit natukene ainult edasi, apostlite 5.30. Apostlite 5.30 ütleb seda.
Peetrus võeti koos Johannesega vangi, tähendab veel vangi võetud, võib-olla võeti ja hakati üle kuulama neid ja pandi nad kirikukogu ette. Ütleme täna meie kirikukogu, pandi kirikukogu ette. Kuule, Peetrus ja Johannes, te olete täna mingid siin Eestimaa peal kirikute seas midagi jama teinud. Te mingid jama teete. Ja Peetrus ütleb, hakkab kõnelema neile. Nii, jälle pean lugema. Loeme natuke varasemalt, 28 igaks juhuks. Ei, võtame 29. Peetruse teised apostlid kostsid. Jumala sõna tuleb enam kuulata kui inimeste sõna. Meie isade Jumal on üles äratatud Jeesuse. Jumal on üles äratanud Jeesuse, kelle teie olete tapnud, riputades ta ristipuu külge. Ta ütleb kogudusele 30. Kelle teie olete tapnud ja riputades ta ristipuu külge. Jälle ta ei olnud. Kallid kirikujuhid siin Eestimaa peal. Teie olete Jeesuse tapnud ja riputanud tema ristipuu külge. Tõenäoliselt ta ütles seda tuliselt. Ma ei hakka praegu ütlema, te kohe siin võtate, oi. Lahkute kohe kogudust, lahkuge. Aga vaadake, mida ta ütleb? See on 33. Ja kui nad seda kuulsid, lõikas see neile südamesse ja nad tahtsid apostlid hukata. Kas te panete tähele? See samamoodi lõikas neile südamesse. Kirikujuhtidel lõikas see südamesse, variseridele kirjatundjatele lõikas see südametesse, et Jeesus või Peetrus ütles, et teie lõite Jeesuse risti. Teie lõite Jeesuse risti. Ta ütles ennem ka, ta ütles teistele inimestele, et te lõite Jeesuse risti. See lõikas neile südamesse. Mida me tegema peame? Peetrus, ütle meile, mis me tegema peame, sest me oleme tõesti ta risti löönud. Kuidas ma saan oma patud andeks? Kuidas ma saan igavese elu? Kas ma annan oma vara ära? Jah, annan oma vara ära, ma annan kõik ära, mis on. Ja siis on järsku seal keskel, kus ta ütleb, teie lõite ta risti, sest tal on kogemus see, et see tõi meeleparanduse. Ja järsku enam see meeleparandust ei too, vaid see lõikab südamesse ja nad tahavad tappa Peetrust ja Johannest. Täpselt sama sõnum. Ühed parandavad meelt ja teistel lõikab see tohutult. Nagu selles mõttes teistel toob see viha üles. Ja kui te vaatate, siis Jeesus õpetas samamoodi. Kui me vaatame seda rikka noormehe lugu, siis Jeesus rääkis ka jäta maha. Ja nüüd, mida me kogudustes teeme? Kas me oleme Jumalale kuulekad? Ma ei tea seda ja ma ei tea, miks Jumal andis selle sõna, aga ma täna usun, et Jumal andis selle sõna. On see, et me läheme kogudust ära, me saame haiget. Ma lähen homme TV7-sse, seal on see mingi meeste saade, kutsuti. Ja siis öeldi, et ole hea, võta endale mingi tööriist või midagi, mis väljendab nii-öelda sind, kirjeldab sind. Ma ütlesin, Maarja, ma võtan akutrelli kaasa. Ta ei jõua ära oodatagi enne, kui ma hakkan seletama, miks ma akutrelli võtan. Mul on ülihea idee, miks ma akutrelli võtan. Kuidas see Jumalaga seoses on minuga, kuidas ta on mind kasutab. Ja Maarja ütleb, sa oled ju väga selgelt, sa oled liivapaber. Mis mõttes? No sa lihvid inimese ju. Ja siis Maarja ütles siis, või äkki höövel. Ei, höövel, kes aga päris pole. See äkki raspel, kes teab, raspel on tugevam höövel. See on niimoodi, et pinnud on ikka näha kohe, kui oled tõmmanud. Höövel veel jätab siledaks ja raspel jätab karuseks. See on ilmselgelt. Teate? Ja siis me läheme. Jeesus, kas sa nägid, mida ta ütles mulle? Eile vaatasin ühte videot. Süke organisatsioon nagu Last Reformation. Ma ei tea, võib-olla mõni on kuulnud. Aastaid tagasi ma käisin nende ühel üritusel. See on Torpan on selle mehe nimi. Täna hästi palju kriitikat saanud. Ta oli USAs aasta tagasi vist sai vanglast välja USAs. Ta oli niimoodi, ta endas USAs lennujaamas võeti ta kinni ja pandi kohe vangi aastaks ajaks. Sellepärast, et ta käis, kuulutas Jumala sõna ja see olid lapsed, kelles olid teemonid. Ja ta käiskis välja neil minna või midagi. Ja siis kuidagi kaevati tema peale, otsiti üles kõik asjad, nagu mis on. Ja siis, et kuna ta lastele mingi case oli, USA valitsus otsustas ta vangi panna. Täna ta on vaba. Mina käisin tema mingil konverentsil 10 aastat tagasi. Ja
ja siis ma olen öelnud ka, ega ma seal ennast hästi ei tundnud, midagi oli, mingi kala oli. Ja ma ütlen ausalt ära, see põhiasi oli see, et Jumal tegutseb täna inimeste läbi, millega ma olen absoluutselt nõus ja kõik asjad. Ja üks peamisi nagu siukseid foone, mis läbi kõlas. Ja nüüd on oluline kuulata lõpuni. Kui sina oled mind vaatamas video vahendusel, siis kuula lõpuni, mida ma ütlen selle mehe kohta. Siis et tema peamis sõnumi tegelikult, kus ta liikus, oli see, Jumal tegutseb ja kogudust ei ole vaja. Ta ei olnud seda otse välja, aga põhiasi oli see, kogudust sellisel viisil ei ole vaja, kirikut ei ole vaja. Ja nüüd eile õhtul ma leidsin selle koha, kus ta ütles, vanglas oli palju järelemõtlemise aega ja Jumal tegutsus sealgi, inimesed said terveks ja inimesed tulid usule ja vanglas ka. Tähendab, imed jäid ja tunnustajad jäid, Jumala nagu vaim tegutses läbi tema ikkagi. Ta ütleb, et teate, et ma rääkisin seda tõenäoliselt, jälle ta väljendab seda, tõenäoliselt sellepärast, et ma olin koguduses haiget saanud. Kas Jumal tegutses tema läbi? Tegutses küll. Aga see on avalik vabandus tal seal, see oli nüüd Norras hiljaaegu, kus ta tegi avaliku vabanduse koguduse ees ja teistele kogudustele ja pastoritele, kes teisi sõnu tehes maha koguduse tööd. Sest ta oli haiget saanud ja Jumal liikus läbi tema väga võimsalt. Ja läbi selle liikumise on tulnud väga palju keerulisi suhteid kogudustel inimestega, kes on jälginud seda liikumist. Ja nüüd ma ei ütle midagi, kas Jumal on tegutsenud, seal absoluutselt on tegutsenud ja me ei tohi öelda kellegi juhi kohta halvasti. Lihtsalt ma toon välja selle, et ta nagu räägib seda, et tegelikult kogudus on oluline koht. Ja ta oli lihtsalt haiget saanud, ma tahtsin sellest poolest rääkida, et ta oli haiget saanud, ta oli pettunud kuskil. Ja mõnikord me pettume, küsimus on, milles me pettume? Kas sellepärast, et Jeesus küsis, et me jätaksime oma elu maha? Kas selles me pettume, et Jeesus ütles, pane maha oma tahtmine? Mul on ka õigus. Mina tahan ka. Eesti seaduse järgi on mul õigus seda teha. Minu kohustus on ka see ja sinu kohustus on see. Oi, seda me teame hästi. Mina. Jeesus ütleb, aga nüüd on aeg mina maha jätta. Nüüd on aeg mina maha jätta. Ja siis me saame haiget. Ma ei tea, tähendab. Ja ma ütlen ausalt, ma ei tea, kas täna tohib haiget saada või ei tohi. Kas haiget saamine on patt või ei ole. Seda ma ei ütle. Aga ma ütlen seda, et haiget saamine toob patu esile tihti. Kas ei ole? Vaata lapsi. Meie laste pealt võid hästi näha. Romeo ja Rahel, nad on nii vahvad. Väga armsad. Üks saab tõu, teine juba kaugelt hakkab käega minema. Ta sai haiget. Aga mida tema tahab teha? Tahab kohe vastu teha. Kui lapsed teevad seda, mis me arvame, me oleme puhtamad. Selles mõttes on põnev vaadata, me just Maariga arutasime. Robert on kuidagi siuke kuidas ma ütlen, tundlik või tasakaalukam, just tasakaalukam selles kohas. Ta kohe käega ei lähe virutama. See tunne on tal küll. Teised kaks väiksemad, neil pole vahet, mis parasjagu on. See on inimese loomus ja see on juba patt. Kas see, et ma sain haiget, ma arvan et see keegi lõi mind, see ei ole hullu. Aga mismoodi ma käitun? Ja koguduse keskel sama. Võib-olla keegi kristlane ütles mulle midagi. Täna on maailm täis ja mul on vabandust. Selles mõttes, mul on kahju. Ma palun vabandust, kui on tõesti haiget saadud. Ma tean, meie kogudus on sama. Aga teate, nüüd ongi see tõde, kui me tahame kasvada, siis me peame üle olema sellest, et mis tunne mul oli. Kui ma tahan Jeesusega koos käia, siis ma pean olema üle sellest tundest. Siis ma pean olema üle sellest tundest. Ja kui ma ei ole sellest tundest üle, siis ma ei suudagi loobuda. Ja siis ma mässangi ja siis ma, olengi seal tormisel merel. Tähendab, torm tuleb igal juhul, Jumal ütleb seda. Aga probleem on selles, et isegi kui vaikus on, siis me pane tähele enam seda vaikust, sest me oleme nii tundelised sellest tormist. Kas sa mäletad, milline torm see oli? Millal see torm uuesti tuleb? Ma pean varuma endale kõiki asju. Sest see torm tuleb uuesti. Ja siis on, kullakene, herkis. Torm on juba aasta aega läbi olnud. Mida sa jahud sellest tormist, Ei, aga äkki tuleb uuesti. Tuleb küll. No näe, sa ütlesid ka, et tuleb. Ma sain haiget, Jeesus. See torm mu elus. Ma olen pettunud. Ma ei tea, mida. Ma ütlen seal, sul on julgus pettuda Jumalas.
mul on täna sõber, mul on keerukas, ma näen, me Maariga näeme. Nende peres on tohutu raske olukord olnud. Nagu vaimne võitlus täielikult. Hästi raske ja me näeme, et see pereisa, siis minu sõber me näeme, et ta on nagu kibestunud Jumalas. Me ei suhtle isegi, aga see on kuidagi viimasele pole suhelnud, aga see on kuidagi jõuab, et ta on kibestunud. Mõtlen, me kibestume oma looja pojale. Miks? Sellepärast me arvame võib-olla, et tema saatiski mulle selle tormi. Ma ei näe Piiblis, et Jumal oleks saatnud selle tormi, kui Jeesus ja jüngrid olid mere peal, vee peal. Mina usun, et see on saatan, kes saadab tormi. Ja siis ma hakkan süüdistama. Täna see on nii-öelda vaenlase meele all. Vaenlase meelevalla all. Saatana käes on see maailm. Ja siis, Jumal, kui sina oleksid päris, siis sa poleks seda sõda lasknud seal Ukrainas tulla. See on kahtepidi. Vaadake, see lõikab südamesse. See lõikas kõigile ukrainlastele südamesse. Kõigi Ukraina kristlastele lõikas see ka südamesse. Nüüd ühed parandavad meelt ja teised ei paranda. LA-s oli see tulekahju, oli jah. Vaatasin erinevad kohad. Ühed on, kuidas Jumal võib. Teise on see, et ma olen ka selles LA-s. Jumal anna andeks, et me oleme pattu teinud. Ma tean, et mu naabrid teevad pattu. Ma tean, et mina teen pattu. Anna andeks meile. Mõlemale lõikab südamesse. Üks lööb õiguse lauale. Teine alandab ennast. Anna andeks, Jumal. Anna andeks, ma tean, et ma olen pattu teinud, anna mulle armu. Ja ma tean, et ma ei vääri seda armu ja ma tean, et see on nagu miski käsi sind hoida saatana küünte eest selle minu maja, mis seal tules on kohe hävimas. Et see haiget saamine on ohtlik koht. Kui te saate haiget, ma ütlen niipidi, kui te saate haiget, kui me saame haiget, parem oleks, et me oleksime ettevaatlikud, et me ei teeks selle sees pattu. Sest teate mis? See on uks saatanale. See on uks vaimsele maailmale, teemonikule maailma. Vaimne on see kõik nagu nii. See on uks, ma teeme ukse lahti selle teemonile sellega. Sest siis ma lasen sellele minna kibeduseks. Ma ei tea, kellel seda vaja oli kuulda. Ja me oleme mõnikord pahased oma vanemate peale, oma emade peale, oma isade peale. Ma tõin see emade päeva pärast siis ikkagi. Sellepärast, et nad ei teinud ühte või teist või nad käitusid meiega ühtemoodi või teistmoodi. Ja siis ma ootan terve elu, et nad paluksid mu käest vabandust. Ja siis ta sureb ära ja ta ei palunud ikka vabandust. Ja siis tekib hoopiski kibedus, sellepärast tahaks see otsa. Siis tahaks see otsa. Teate, see ei olnudki nende palu andeks küsimus, vaid see oli sinu andeks andmise koht ilma küsimiseta. See on meie andeks andmise koht ilma küsimiseta, sest siis tuleb see ja siis ma hakkan mõtlema, miks nii toimus, kes on Jeesus minu elus. Ja kui ma sellest lahti ei lase, teate täna, kui keegi tahab teemonist vabaks saada, kas sa tead, mis üks esimesi samme on või? Andeks andmine. Üks esimesi asju, mis seob teemonikus maailmas, on andeks andmatus. See on esimese asju. Ja see inimene võib olla juba aastakümneid surnud. On tegemist, võib ikka olla. See on üks esmaseid asju. Teemon enne meil hakka lahkuma ka, kui andeks andmist ei ole.
et need on need asjad, mis on need kibedused. Tegelikult ma tundsin koguduse nagu pettumuses koguduse suhtes. Neid, kes on pettunud koguduses, on palju inimesi. Neid, kes on täna pettunud Jumalas, on palju inimesi. Kas siis Jumal on teinud valesti? Kas kogudus on teinud valesti? Jah. Aga kui kogudus täna ei ole, siis on veel hapum seis. Ja kogudus on, kus me saame olla toeks tegelikult üksteisele, kus me saame üles ehitada üksteist. Kus me saame andeks anda üksteisele. Ja ma mõtlesin, miks ma siis olen see liivapaber? Miks ma siis olen see liivapaber? Raspel. Simo juba teab, et mul on raspel ikkagi. Kelle jaoks liivapaber, kelle jaoks ööbel ja kelle jaoks raspel. Miks ma olen? Ma näen seda, et Jeesus oli üks paras raspel, kui ta ütles, mine ja müü ära. Sellepärast, et see oli koorene osa. See oli midagi, mis kui seda raspliga välja ei võta, siis tulevad koid sinna sisse ja läheb puidu sisse ka. Nüüd Simo, sa tead, millest ma räägin. Mõnikord saab noaga seda ära võtta, sest see on nii jäme paks koor laast. Ja see on oluline. Ja teate, ma näen lihtsalt seda, et Piibel ütleb, et vaata seda kooret seal ei tohi olla. Ja siis ma mõtlen, minul on niimoodi. Ma mõtlesin, kui öeldakse, mina mäletan, mu isa ütles, kui sa ehitad, siis koort ära jätta sisse, sellepärast kooresse tuleb kergelt ürask sisse ja see läheb puusse. Kõik, kus võimalik koor ära võtta. See on nii ilus siin, see on väga ilus, kui ilus laud. Mõtlesin, aga koor on seal, mulle öeldi, koor tuleb ära võtta, no siis võtame ära. Nüüd, koledaks tegi. Aga võib-olla mu isa ütleb, tubli, las ta olla kole, sellepärast seal on oma väärtus. Vaata, võtame siit veel liivapaberiga siit, veel ilusam. Aga teine, kes jättis selle koore sinna, tal on juba 10 aasta pärast kõik. Polegi midagi puru, lagunenud. Ma näen lihtsalt seda, et Piibel ütleb väga selgelt mingid asjad. Nii. Siis ma ütlen, Piibel ütleb nii. Mina ei arva, et ma olen see liivapaber sellised, vaata. Siis pärast, nii liivapaber, veel asjad. Ma näen seda ja ma tahan ise oma elu ka panna paika. Ma tahan oma elu ka paika panna. Ja olla ebamugavuses ja nendes kohtades. See ei olegi hea. Ühesõnaga. Lähme palvesse hoopiski. Jeesus, me teame, et sina oled hea ja me näeme tegelikult, et sina väga selgelt lõikasid südamesse. Jeesus, sina lõikasid südamesse. Ja me näeme seda, kuidas rikas noormees kõndis minema ja muudes kohtades ka, aga me näeme seda, kuidas inimesed parandasid meelt. Issand, ja see on veel nagu, see on lihtsalt, see on parem viis, kui inimesed parandavad meelt või kõnnivad ära kibestunud. Sest kui nad jäävad kuskile vahepeale, siis nad mädanevad ja neil polegi lootust. Kui me ei nimeta asja õigesti, kui me ei räägi, ei tee vahet vahele. Issand, kiidetud ja austatud olgu sinu nimi. Kiidetud ja austatud olgu sinu manitsus ja sinu noomimine. Mitte meie, ei ole sükest, mul ei ole siin mingit noomimise andi, ei näe ma Piiblis seda. Ma näen seda, issand, et sina oled halastaja, sina oled armuline ja sina oled see, kes eraldab liigesed ja üdi ja kõik muud asjad. Issand, sina oled see, kes teeb selgeks, mis on see, mis ma pean maha jätma. Ja issand, ma palun praegu, et aita meid selles. Aita, ma pean oma vara ära jagama. Mitte nüüd, ma ei mõtle seda, et sa pead minema kõik oma vara maha jagama, vaid ma mõtlen seda, et mis on see vara täna, mis on see metafooriline asi sinu jaoks, mida Jumal ütleb. Ja siis me, Jumal, nüüd tuleme sinu ette nüüd selle metafoorilise asjaga. Jumal, palun õpeta meid, mismoodi, kuhu ma pean andma, millest ma pean loobuma, mis ma pean ära lõikama. Issand, kuidas seda parimal viisil teha? Kuidas seda parimal viisil teha, issand?
ja Jeesus, ma palun, et sinu püha vaim tuleks praegu ja saatan, ma keelan sinul rikkuda seda ja keelata nendel mõtetel tulla. Jeesuse Kristuse nimel, saatan, sul ei ole kohta siin, vaid Jeesusel on koht selles paigas. Ja me teame, et Jeesus ehitab üles oma kogudust, ehitab üles oma koguduse vendasid ja õdesid, poegi ja tütreid. Ja me täname sind. Me võime olla sinu pojad ja tütred, julgustades üksteist, mitte maha kiskuda, vaid ehitada. Selleks, et me võiksime olla tugevad, selleks, et me võiksime käia, selleks, et me võiksime julgustada inimesi, issand, sellepärast, et me võiksime külvata ja lõigata. Issand, sellepärast, et me võiksime päästa inimesi põrgust. Issand, sellepärast, et sõna ütleb väga selgelt, et parem on minna ilma ühe käe, ilma ühe silma, ilma ühe jala, ükskõik mis liikmeta taevasse, kui selle asemel, et ma hoian oma käe alles, mis viib pattu, või ma hoian oma silma alles, mis viib pattu. Issand, aita meil loobuda, aita meil õpetada seda, kuidas need operatsioonid viia valutult, aga me tahame seda teha. Ja me teame, iga operatsioon on mingil määral valus, aga me tahame seda teha, et olla puhtad sinu ees, issand, õnnista ja hoia, issand, õnnista ja ühte. Issand, me õnnistame sinu nimel, Jeesuse Kristuse nimel, need salajased palved, mis on siia sisse pandud. Me kuulutame issanda Jeesuse Kristuse juhtimist ja tahet üle nende palvete. Ja ma tänan sind, et sina oled vastanud nendele palvetele juba vägevatel viisidel. Issand, vägevatel viisidel oled sa vastanud ja vägevatel viisidel oled sa vastamas. Issand, me kuulutame võitu üle nende ja iga asi las toimub sinu sellel ajal. Ja sina ütleb väga selgelt, Jeesus ütles Getsemani aias, palvetage jüngrid, palvetage jüngrid, palvetage. Püsivalt olge palves. See on oluline. Issand, tänu sulle, et sinu õnnistus on üle selle. Jeesuse Kristuse nimel me õnnistame finantsasju. Raha, issand, igaüks, kes on siia sisse pandud, igaüks, kes on koguduse keskel oma kümnist tooma, siis on õnnista neid inimesi ja hoia neid. Issand, tänu sulle, et need finantsid saavad kasvama. Need finantsid toovad läbi murde. Jeesuse Kristuse nimel. See, mida me külvame, seda me lõikame ja me lõikame veel enamat. Issand, õnnista ja hoia, õnnista iga ühe finantse, õnnista meie koguduse finantse Jeesuse nimel. Issand, me õnnistame sinu, anname sinu kätte kõik terviseprobleemid ja me kuulutame tervist Jeesuse Kristuse nimel. Me kuulutame tervist Jeesuse Kristuse nimel. Peale, kõrvadele, seljale, kaelale, õlad, rindkere, kõht, magu, seedimine. Issand, puusad. Jeesuse Kristuse nimel me kuulutame tervist puusadele, põlvdele, säärtele, jalalabadele ja varvastele, näppudele, käelabadele. Pealaest jalad alla, nii me kuulutame tervist Jeesuse Kristuse nimel ja me usume, et see sünnib. Et tervist tuleb issanda Jeesuse Kristuse nimel. Et tervist tuleb Jeesuse Kristuse nimel. Me teame, et see tervist tuleb Jeesuse Kristuse nimel, me ei pea kahtlema selles. Ja see tuleb nüüd, mitte me ei oota seda mingi siis kui me ära sureme, vaid juba täna Jeesuse nimel. Issand, me anname sinu kätte meie sünnipäeva lapsed, ma ei tea, kas meil on neid. Ootame. Ja sünnipäev on Taanal oli eile sünnipäev. Issand, me anname Taana Luki sinu kätte, kui ta on meie koguduse liige ustavalt soovinud ja rajamas sinna Järvamaa kanti ühte kogudust, Paide kanti ühte kogudust, olles seal meeskonnas, issand, me õnnistame Taanat, keda paljud me ei ole näinud, aga issand, õnnista teda ja tänu sulle, et me võime julgustada teda ja varustada selles protsessis, kus ta on ehitamas sinu kuningriiki, sinu kogudust. Õnnistada, õnnista meie igat liiget, õnnista meie lähedasi. Jeesuse nimel. Jeesuse nimel. No nii. Issand, kui midagi jäi palves kandmata, siis õnnista. Issand, me täname sind eriliselt emade eest. Ja mitte ainult täna, vaid iga päev. Issand, sellepärast, et ei ole ükski mees üksi saanud last ega naised ainult lapsi saanud, vaid mees ja naine, issand, emad on need, keda sina oled kutsunud kandma lapsi oma kõhu sees 9 kuud. Ja kes on kandnud vähem seal lapsi, siis Jeesuse Kristuse nimel me kuulutame võitu nendes olukordadesse. Issand, õnnista ja hoia. Ja mis iganes jäi palves kandmata, issand, sina tead kõik. Sina tead kõik. Õnnista ja hoia. Amen.
nii. Teated. Issand, õnnista seda. Otepää kogudust ka, hoia neid ja anna neile üks hea pastor ka sinna Jeesuse nimel, aamen. Ja, enne kui ma teatud ütlen, kas te olete mõelnud, mis asi on palve? Jumalaga rääkimine öeldakse kõige lihtsamalt, on nii, jah? Aga ma ütlen teile küll, et kui te räägite Jumalaga, siis selles mõttes ta ühtepidi ta saab olla nagu kuningas, ja ta on kuningas, keda sa tead. Ta on see isa sul. Mõtle, sa oled prints ja printsess. Aga nüüd, kui su isa räägib, et siis küsimus on küll, kuidas sa käitud. Või kui keegi räägib sinu isaga. Et see on üks asi, mis ma kogudus panen teile südamesse. Või üldse, et meie taevane isa on selles paigas siin ja me ülistame teda, me tõstame kõrgeks teda, mitte 11, okei? Me tõstame kõrgeks teda. No, ma ei tea, tahaks ju, see on nii, ma ütlen täna, see kummardamine on nii väärastunud, filmid ja asjad on teinud selle segaseks, aga see on põhimõtteliselt, Jeesus, me tahame kummardada sind, isa. Aga piibli lugemine toimub Lootuse 4. Minu teada, Facebookis on info olemas. Järgmine pühapäev on selles paigas teenistus. Pärast teenistust kell 3 me kohtume Tõrvanina rannas. Seal toimub ristimine kell 3. Karla saab ristitud, võib-olla keegi veel, kes soovib, peab märku andma. Ja julgustan kaasa elama, julgustan toetama üksteist, mis iganes viisil on see finantsiliselt või moraalselt või toidukotiga. Julgustan. Et see on väga armas. Ja kodugrupid on jätkuvalt ka. Et julgustan kodugruppidesse ka minema ja käima kodugruppidesse. See on üks olulisi kohti tegelikult. See kodugrupp on see, kus me saame jagada, kus me saame näeme võita. Et julgustan julgelt. Tule ja ütle, ma tahan kodugruppi minna. Või minegi ütle, kuule, tule kodugruppi. Ma ei saa. Kuule, mis päeval sul oli see vaba? Mul on ainult öösid vaba. Väga hea, me teeme öösel sinu juures kodugrupi. Okei, amen. Issand õnnistada kohviosadust ka, kohvilaua osadust Jeesusi. Ma tänan selle emadepäeva kookide eest ja kõige eest, mis on tehtud Jeesuse nimel. Ma mõtlesin, ma ei hakka teile kommi tooma, sest meil on nii ägedad lauad kogu aeg olnud, et ma ei tea, kas emad te tahate veel lisaks kommi saada. Aga meil on seal võrratud koogid asjad ja see oli päriselt nüüd esimene aasta, kus vist ei ole niimoodi, ei too midagi eriliselt emal. Lapsed teevad küll midagi, aga ma ei tea täpselt mida. Et Jeesus on hea, amen. Amen. Lähme. Teenistus läbi.